Tere hommikust kõigile! Ma olen päris elevil tänasest Zoomist, sellepärast et täna on meil väga lahe külaline. Ja Elina on minu jaoks olnud alati väga inspireeriv ja suur eeskuju oma suhtumisega ja oma olekuga. Et alati, kui ma Elinat näen, siis ta on särav ja naeratab ja kõik on justkui läheb nii mängleva kergusega tal. Ja lihtsalt, aga ma tean, et meil kõigil on omad väljakutsed, aga Elinat vaadates ei saa kunagi aru, et tema elus üldse mingisuguseid väljakutseid oleks. Eks me siis kuuleme täna lähemalt sellest, mis see siis reaalsus on. Aga Elina on selline väga mitmekülgne inimene, et ta on tegutsenud finantsmaailmas, juhtinud startupi, ta on mega hea müüginaine ja nüüd ta on korraldanud üritusi väga lahedaid, aga nüüd on ta siis jõudnud selleni, et koos oma õe Dianaga avas Sisvibe ilusalongi. Ja ma pean ütlema küll, et minu jaoks see külastus oli väga eriline kogemus. Et kui mul oli Tallinnas müügikoolitus, siis Elina nõustus mulle tegema meiki. Issand, mis kell me alustasime? Kell 7 hommikul. Jah, kell 7. Kell 7 siis Elina võttis mind seal vastu isegi natukene varem. Ja siis ühesõnaga tegi mega ilusa meigi, aga mind nagu vapustas lihtsalt see salongi vibe, nagu see ongi Sisvibe, on ju. Aga sisse astudes, et see oli nii ilus ja see oli nii kutsuv ja nii mõnus. Ja kõik sellised väiksed detailid olid läbi mõeldud, et isegi WC-s olid roosad tampoonid, nagu see naistele. Mõtlesin, et oh my god, nagu sellised detailid. Et kogu see atmosfäär seal oli lihtsalt nii kutsuv ja nii mõnus, rääkimata Elina olekust, on ju. Ja ma tundsin ennast seal tõeliselt hästi. Ja üks asi, ma olen varem ka meigis käinud, aga mitte kunagi, need on need väiksed detailid, mitte kunagi ma ei ole kuskilt sellist asja saanud ega märganud. Ja mind on alati hämmastanud see, et meigis me saame alati huule peale värvi, on ju, aga ma võtan joon ühe mingi tassi teed ja see on ju läinud, et kuidas ma saan nagu päev otsa siis seda värvi kanda. Ja siis Elina andis mulle kaasa väikse topsiga huulevärvi ja pintsli. Ja kusjuures täna ma mõtlesin, et issand, mul ei ole huulevärvis. Ei, mul on kotis see sama Elina huulevärv, et kasutasin. Et sellised väiksed detailid, mida ma mitte kuskil mujal ei ole oma elus kohanud, on Sisvibe stuudios olemas. Nii et tere tulemast, Elina Aleste, ja me nii väga tahame kuulda sinu lugu, et kuidas sa jõudsid sinna, kus sa täna oled, et sa omad ilusalongi ja veel nii lahedat. Suur aitäh, Annika, sellise vahva intro eest. Mul on suur hea meel, et sa kutsusid mind siia rääkima. Ja alati on ju see, et endast on alati nii raske nagu rääkida. Et mõtled küll, et iga päev toimetad, oled ema, toimetad, teed oma asja, aga sa jääd kellelegi nagu silma mingite asjadega, kas siis selle positiivsusega või erinevate tegevustega, et see on alati rõõm kuulda. Nii et ma hea meelega räägikski natukene, mis mina siis teen, võib-olla kedagi kõnetab. Et see Sisvibe stuudio siis sündis nii-öelda mõttest koos õega. Me teadsime alati, et me tahame midagi koos teha. Ja see on juba ammune unistus tegelikult. Võib minna juba aastast 2012. Mul on selline vahva asi nagu üks märkmik, kus ma kirjutan alati oma unistused ülesse, oma eesmärgid, unistused, mida ma tahan saavutada kunagi. Ja seal on kõik hullumeelsed pöörased ideed ja unistused, aga ma olen endal teinud sellise asja, et ma kunagi kätt ette ei pane. Sest see on ainult minu silmadele mõeldud ja tükk aega ma ei avanud seda märkmikku. Ja ühel hetkel jälle, kusjuures 3 nädalat tagasi, ma mõtlesin, et tahaks panna uued eesmärgid endale. Kuna minu mees on hästi selline eesmärgistatus ja ta iga aasta kirjutab erinevate kategooriate järgi enda eesmärgid, pere kohta, töö kohta, mida ta saavutada tahab,
laste kohta, et selles suhtes ta andis mulle nagu väga hea mõtte, et neid unistusi kategoriseerida nii-öelda. Mina ennem tegin üldse üldiselt, et mida ma igas valdkonnas tahan nagu saavutada. Ja ma avasin siis selle märkmiku ja lugesin siis aastast 2012, mis ma olin kirjutanud. Ja seal ma sain nii palju endale linnukesi sinna taha tõmmata, siis ma mõtlesin, uskumatu, ma ei mäletanudki, et ma seda kirjutasin. Et võib-olla siin ka, et julge unistada ja kirjuta alati oma unistused ülesse. Sest et nii vahva on tagantjärgi hiljem vaadata, et ja need reaalselt täituvad. Ja seal oli ka see üks unistus, et ma tahtsin koos õega stuudiot luua või mul oli seal kirjas, et ma tahan koos õega ettevõtet teha. Ja siis mõned aastad hiljem mul oli ka seal kirjas see, et ma tahan minna meigikooli, ma tahan need paberid kätte saada, ma tahan omada salongi, ma kirjeldasin täpselt, millist salongi ma tahan. Ja täna on mul täpselt seesama salong olemas. Täpselt, kuidas see maaslaani aknad on, et koguda see visualiseerimine tegelikult on päris võimas. Ja tegelikult see SysVibes oligi kogu aeg mul mõttes olemas. Ja me tahtsime, kuna õde on ka mul jumestaja ja tegeleb soengutega nii puhtjuhuslikult, meile meeldib mõlemad samad asjad, me oleme kaksikud. Tegelikult ei ole, meil on 3,5 aastat vahet, aga kuidagi see suhtumine ja kõik see mõttemaailm on hästi sarnane ja me teineteist hästi palju täiendame. Ja kuna ma tegin tööd kogu aeg kodus, siis ma teadsin seda, et ma kuulasin kliente, mida kliendid soovivad. See oli see kõige esimene asi, et mis need nende vajadused ja kõik kliendid ütlesid mulle, et tead Elina, et ma tahaksin ja see on nii tore, et sa pakud nii-öelda meiki soengut, et ma saan ühest kohast, et ma ei pea kuskile teise linna otsa jooksma, et soengut saada. Aga alati mindi teise linna otsa fotostuudiosse. Et selles suhtes ikkagi oli see jooksmine ja kogu aeg need naised ikkagi natuke muretsesid, kas nad jõuavad õigeks ajaks ja ummikute ja kõikide nendega pidid nad arvestama. Ja siis ma mõtlesingi, et nii äge oleks luua see koht, kus kõik naised saaksid kõik ühest kohast. Nad tulevad sinna kohale, neid võetakse mõnusalt, soojalt, sõbralikult vastu, pakume head paremat, meil saab mulli, meil saab alkoholivaba mulli, vett, teed, kohvi, mida iganes hing ihaldab. Ja õega tahtsimegi siis naistele pakkuda midagi erilist, sest et naised väärivad erilist kohtlemist ka, et kuna meie peame nii paljude asjade eest tegelikult elus vastutama, nii-öelda töö, pere, laste trennid, ühesõnaga see, mis me peas teed toimub, see on lihtsalt üks suur süsteem, ütleme niimoodi. Ja siis selles nii-öelda mõttes kinni haarates tuli minu ellu siis kuidagi see äripind, mille ma soetasin ja ütlesingi, et okei, nüüd lähebki asjaks. Et selles suhtes, et nüüd ma pean täiskäik edasi ja õega me tahtsimegi luua siis sellise stuudio, kus ongi täis soojust, rõõmu, inspireerivat energiat, et just nagu sa veedaksid aega koos oma parima sõbranna või õega. Et see oli see ja lisaks toimuvad, me mõtlesime, et mõtleme veel suuremalt, et me tahaksime pakkuda tegelikult mitte ainult seda pealmist ilu, vaid ka sisemist, sest et meie jaoks on hästi oluline see, et ilu on rohkem kui välimus. Et sa pead hoolitsema ka enda sisemaailma eest. Et meil oligi siis soov pakkuda klientidele sellist kohta, kus nad saavad seda kõike. Ehk et meil on võimalus siis seal korraldada erinevaid vestlusõhtuid, siis samuti stand-up comedy show'd, sest huumorit peab ka saama ja erinevaid sündmuste sarjasid, kus ma siis õega kutsumegi oma ala spetsialistid kohale, et millest räägitakse väga vähe, näiteks mõningatest teemadest, et nagu näiteks läbipõlemine, depressioon, lastega seotud kasvatamismeetodid, paarisuhteid ja kõik see, mis on tegelikult elus hästi oluline. Ja me tahame seda seal stuudios pakkuda, et sellepärast see sündiski SysVibes stuudio, et ongi nagu õdede vibe nii-öelda. Ja tõeliselt selline õdede vibe seal kindlasti on, et sinu visioon on väga hästi realiseeritud. Aitäh! Ülilahe.
aga kui lihtne see teekond oli siis sellest hetkest, kui sa selle nii-öelda pinna ostsid, kuni selleni, kuni sa päriselt said need uksed avada? Oli see selline hästi lihtne, hästi nagu kõik sujus, selline väga chill või oli seal väljakutseid ka? Väljakutsed olid ka, sest ma sel samal ajal ma tegelikult töötasin 2 koha peal. Ma aitasin juhtida Eestis ühte startup'i igapäevaselt ja hästi oluline oligi aja planeerimine ja tasakaalu leidmine. Et see oligi üks suuremaid, ma ütlen tegelikult väljakutseid. Pluss veel emadus ka ja sinna hulka juurde. Tihti tegelikult ma ehitasingi seda stuudiot pärast startup'i tööd ja nädalavahetustel, öötundidest. Ja väikeste laste kõrvalt on ju see nii kriitiline, see aja planeerimine, et ma mõistsingi seda, et ma pean olema paindlik ja prioritiseerima väga hästi, et keskenduma kõige olulisemale ja õppima öelda ei projektidele, mis nagu ei sobinud minu ajakavaga. Ja siis ma pidingi ühe raske otsuse tegema. Mulle väga meeldis see startup, kus ma töötasin, aga lihtsalt ma pidin lahkuma, kuna ma tahtsin enda unistusi edasi püüda. Et see oli see raske samm, mida mina tegelikult pidin tegema. Ja ma olengi, et noh, ma mõtlen emasid, et ka mina olen võtnud väga palju enda õlgadele ja hästi palju koormust. Et kuid oluline on öelda stopp ja mõelda, mis on nagu sinu jaoks see kõige tähtsam ja kuidas sa saad seda tasakaalu enda ellu tagasi tuua. Et vahepeal me kipumegi liiga palju enda õlgadele võtma ja mis veel suur väljakutse oli see, et kui ma selle pinna ostsin, eks loomulikult ma mõtlesin, et me avame märtsikuuses, avasime maikuuses, et ühesõnaga see, kes ehitajad hüppasid alt ära ja ühesõnaga seal olid omad väljakutsed, ja hästi palju loomulikult enda raha läks sinna alla, et ma võtsin kõik oma investeeringud tegelikult välja, enamus investeeringud välja ja ma panin kõik sinna stuudio sisse. Et kuna usk sellest sai niivõrd suur ja on siiani suur, siis ma panin tavaliselt öeldakse, ära pane munad ühte korvi, aga ma panin ühte korvi, sest et muud võimalust nagu ei olnud, et kogu öeldakse naha ja juustega ja kõikidega seal sees. Ja kõige suurem veel väljakutse on see, millega ma hetkel ka praegu maadlen, on see, et kuidas sotsiaalmeedias hakata ads ostma, sellepärast, et kunagi mul häkiti minu teise kontosse sisse, tehti sellised adsid, et mul blokeeriti ära ja nende kasutamine, et ma ei saagi sotsiaalmeedias tegelikult reklaame üldse teha. Et nüüd ma peangi leidma viisi, kuidas selle kuidagi lahti muukima, et ühesõnaga on põnevust, et mida sellega nagu peale hakata. Et praegu ongi see vanakooli teema ehk siis suust-suhu reklaam, see on ka väga hästi läinud ja ikkagi klientide lojaalsus ja see, et head asja alati räägitakse edasi. Et reklaamimisel, et ma ei peaks muretsema või mõtlema, et okei, nüüd ma seda teha ei saa, nüüd on kõik läbi. Ei ole kõik läbi, et selles suhtes see positiivne suhtumine, et okei, et kuidagi ma ikka saan. Et kui ei saa niipidi lihtsamat viisi nagu kõik teised, on olemas teised võimalused, et selles suhtes, et mitte allaandmine, et pigem nagu see ka. Ja kindlasti väga oluline leida tööriistad, mis aitavad igapäevatoimetusi hallata, et näiteks ilma Google kalendrita mina ei saa. Et sinna ja ilma broneerimissüsteemita, kus kliendid broneerivad. Ehk et mina panengi kõik pereüritused sinna, tööd, kohtumised, et kõik on mul Google kalendris olemas, lastetrennid, ühesõnaga mul on kõik ilusti Google kalendris olemas, et ma tean täpselt, mis kell miski asi hakkab, kus ma olema pean. Ja loomulikult broneerimissüsteem, ma kasutan Salon Life'i, et mul on kõik klientide broneeringud seal ühes kohas, et alati ma päeva vaatan ka sellega, kas on näiteks tulnud broneeringuid või mitte ka. Nii et sul on väga palju süsteeme loodud, nagu ma aru saan, et võimalikult palju oma elu lihtsustada, automatiseerida. On sul veel mingisuguseid häkke, mida sa kasutad, et leida siis see tasakaal
et jääks aega ka pere jaoks ja laste jaoks, on ju, kes seda nii väga vajavad. Ja, et selles suhtes Enda jaoks. ja see on hästi oluline, kuna töötava emana me kõik teame, et selle töö ja tasakaalu leidmine on tegelikult keeruline ja pidev väljakutse. Kuid mis on suurem õppetund? Ma ütleksin seda, et paindlikkus ja enesele andestamine. Mis mõttes enesele andestamine ongi see, et kõik ei pea olema täiuslik. Et meil ei pea olema kodu, sest me elame siiski, kui on väiksed lapsed, me ei saa kodu kunagi olla nagu ajakirjas. Et astud Lego peale, komistad mingi muu mänguasja otsa, on ju, et selles suhtes, et loomulikult õhtul teed kõik korda, läheb 50 minutit mööda, sa tead seda, et see on täpselt sama segamini, kui ta alguses oli, et võib-olla see, et me püüame emadena olla kogu aeg täiuslikud. Et mida ma ise võitlen ka sellega, sest mulle meeldib puhas kodu. Mulle meeldib, kui kõik on korras oma koha peal ja see ärritab mind, kui ma nii-öelda näen neid igasuguseid asju igal pool, aga siis ma jälle võtan selle hetke, et Elina, lapsed on väiksed üks kord elus ja see on okei, et nõud on kraanikausis või et kui ma ei jõuagi, ma pigem, see on huvitav, ma pigem alati valin lastega koos veetmise aja. Ma ei pese ennem nõusid ära, et okei, las need nõud olla seal kraanikausis, ma võin neid homme ka siis pesta. Ma tean, see läheb vastu minu isiksusega natukene, aga ma pean mingit kompromisse leidma. Et ma ei püüagi olla ideaalne ega täiuslik, sellepärast et siiski ma arvan, see rahulolu, sisemine rahulolu on oluline. Et enesele andestamine, et see on okei ja see on normaalne, et kõik ei ole niimoodi korrektne, eks ju, et võib-olla see on see kõige suurem õppetund, mida ma tahaks teiste emadele ka südame peale panna, et see on täitsa okei, kui vahepeal on kaos. Selles suhtes, et aga väga oluline ongi luua mingit süsteemi. Okei, kui korraks on kaos, tulla lihtsalt tagasi, et okei, praegu on selline olukord nagu näiteks vahel ongi prioriteetiks nii-öelda töö ja teine hetk on jälle pereelu või perega seotud asjad ja see on täiesti normaalne. Et mõni päev on nii-öelda sa keskendud ainult tööle, teise hetke sa keskendud, okei, täna on mul lastega seotud rohkem asju, et lihtsalt võib-olla ongi see enesele andestamine. See on nii lahe ja see on nii äge, et sa seda välja tood, sest ma tean omast käest, et see ei ole alati lihtne lasta sellest perfektsionismist lahti. Ja see on nii hea kergendus teada, et Elinal on ka pesemata nõud kraanikausis, et ma ei ole ainuke. Et hullult äge. Aga rääkides lastest, kas on mingid põhimõtted, mida sa nende kasvatamisel järgid või ma tean, et sul on päris hästi õnnestunud süstida, ma ei tea, kas teadlikult või mitteteadlikult juba ettevõtluspisikut, et jaga äkki seda ka, et Ja, et meil on pere põhiväärtused, kus me toetamegi üksteist ja me püüame oma lastele nii-öelda õpetada, et unistada tuleb suurelt ja kõik on võimalik. Et kui sa paned oma aja ja sa pühendud sellele, et see järjepidevus, pealhakkamine ja pühendumus viib sihile, et näiteks ka trennidega me ei lase lastel kergesti loobuda. Et nagu näiteks, et kui laps ühel hetkel ta on nagu väsin, ma ei taha täna trenni minna, ma ei viitsi. Ja siis, kui ma sellele kiiresti annan alla, et mis seal ikka okei, puhka siis täna ja äkki teine kord veel siis, et homme on ka päev ja siis, kui ma niimoodi teeksin, siis ta õpibki seda, et okei, et kui mul on raske hetk, ma võin ju lihtsalt käega lüüa. Aga kõige olulisem on, kus me õpime elus kõige rohkem, kui on raske ja me selle ära teeme, siis mõtleme, tegelikult jube hea tunne, et tegelikult ma ei olnudki nii väsinud. Et võib-olla see, et natuke sundimine ka lapsi, et ma saan aru, et sa oled väsinud pärast trenni, on sul palju parem olla. Loomulikult, et kui ta läks, ma ei tea, mis kell nagu magama ja ma niimoodi ka nagu ei sunni, eks ju lapsi, või näiteks, et kui ta tahab trennist loobuda, meil on üks põhireegel on see, et mul tütar on vahetanud neid trenne küll ja küll, et ma annan talle võimalust valida. Aga kui sa oled midagi valinud, sa pead vähemalt aasta ära tegema või et sa ei saa lihtsalt poole pealt loobuda. Kui ta ütleb, nüüd ma tahan minna akrobaatikasse näiteks.
ja siis ta vahepeal tegigi 2 trenni tennist ja akrobaatikat ja siis ta ütles, ma enam ei taha akrobaatikat teha, sest et õpetaja mulle ei meeldi. No, aga elus ongi, et me ei saa valida enda inimesi, kellega me koos töötame või noh, mõnikord saame valida, aga näiteks kui on ka klient, kes sulle võib-olla otseselt ei sümpatiseeri või on mingisugune partner või töökaaslane keegi, et me ei saa öelda, et okei, nüüd ma ei lähe sinna tööle või nüüd ma ei tee seda asja, sest mulle see üks inimene ei meeldi. Et noh, me peame kuidagi nagu saama sellest jagu, et tegema ka asju vahel, mis meile ei meeldi. Et võib-olla see on lihtsalt minu põhimõte, et sealt me kasvame ja õpime kõige rohkem, et mitte alla anda. Et ja hea näide oligi see, kus Annika tõid ka, et see ettevõtluspisik, et 5,5-aastaselt siis tegi mul see tütar Kristelle oma esimese äri ja ta meisterdas siis värviraamatu lastele ja sellega ta võitis siis väga paljude laste südame ja kui ka lapsevanemate südame. Et reporter tuli külla, tegi temaga intervjuu. Samuti ta tahtiski ise oma esimest raha teenida ja siis ma ütlesingi, et aga mõtle midagi välja, midagi sellist, et kuidas sa saad raha teenida, aga kuna ta joonistas väga vahvalt ja väga hästi juba varases eas. Alguses ma küll vaatasin, nii toredad pildid ja mõte tekkiski sellest, kus ta mu õe lapsega istus siis ühel hetkel laua taga ja me printsime alati neid värvipilte siis printerist välja. Ja tint sai otsa tol hetkel, kui õe laps tahtis värvida ja ta muutus nii kurvaks ja siis Kristelle ütles õe lapse Melissale, et ära muretse, ma joonistan sulle pildi, et mida sa saad ise värvida. Ja siis ta hakkaski neid joonistama ja siis ma vaatasin, issand, kui vahvad nagu pildid. Ja siis mõtlesin, aga Kristelle, et äkki sa tahad lastele teha värviraamatu, sest ma hakkasin hiljem uurima, et laste tehtud värviraamatuid ei olegi olemas. Kõik on need täiskasvanute joonistatud või prinditud, et sellised lapsed kardavad seal värvida, et nad rikuvad ilusa pildi nii-öelda ära. Aga kui on selline lapsesõbralik värviraamat, siis nad on palju julgemad, et nad samastuvad selle tegelasega seal siis on ju. Ja et kõik ei ole ka see perfektne, eks ju, et kõik need triibud ja jooned, kõik läheb kokku, et jumala eest ära sealt mööda värvi, et selles suhtes käisin siis lapsele selle idee välja taga, äkki teed neid pilte, siis ta vorpis neid kella 12 ööseni, sest et ta ei tahtnud, ta oli see tuur ja inspiratsioon oli peal ja siis vorpis neid ja värviraamat saigi teed valmis. Ja ma alguses küsisin ka teiste emade käest enda sõprusringkonnas, et äkki mina olen see, kes näeb, et okei, mul tütar oskab hästi joonistada, vahel ikka sa tead, et minu tütar on võib-olla äkki kõige parem, et ma tahtsin teiste arvamust ka teada, et kas ikka ta oskab joonistada või ta ikkagi ei oska, et kas on äge mõte või ei ole. Ja kõik nagu kiitsid takka. Ja siis oligi, et me tegime selle asja ära ja Kristelle isegi sai 2020 aasta Rae valla õpilasfirmas esimese koha. Nii et selles suhtes, et selline hakkaja see, et ma aitasin tema unistusi ka nii-öelda tema unistustele kaasa, et ka nii väikses eas on kõik võimalik. No ülilahe, lihtsalt ülilahe lugu ja nii inspireeriv ja just see, et ma arvan, et eks see tulebki ju teilt on ju, sinult ja Timolt see eeskuju, mis ta võtab, et okei, ettevõtlus on normaalne ja see on äge asi, mida teha ja suurelt mõelda on ka normaalne ja äge, et üliäge. Et võta lihtsalt ära ainult unista, vaid võta kätte ja tee ära. Et selles suhtes, et see on võib-olla see, et me kõik võime unistada, aga tihti me kardame, miks me kardame ellu midagi viia, on see läbipõrumine. Me kardame, et aga mis siis juhtub, kui me kukume läbi. Et jälle võib-olla see andestamine, et kus me jälle õpime iseenesest kõige parem, et okei, kui läheb, mis seal ikka, et alustame uuesti siis, et võib-olla see, et võtta elu natukene chillimalt ja huumoriga, sest et mida mulle väga palju meeldib teha, iseenesele väga palju nalja visata. Et selles suhtes, et kes mind teab, ma olen päris selline sarkastiline ja teen kogu aeg nalja ja tavaliselt, kui keegi räägibki näiteks, oletame, esmamulje võib olla selline, paratamatult loll blondiin, eks ju, et kui blondid juuksed, kes hoolitseb enda eest, et järelikult seal midagi muud ei ole.
ja siis mulle meeldib alati vürtsi juurde panna, et jaa, et ise ka imestan, onju, et noh, mida iganes teha enda üle veel rohkem nalja, et siis kui noh, et teha nagu, võtta iseennast ka nii-öelda natuke lõbusamalt, et mitte liiga tõsiselt. Et võib-olla see on ka mind elus nagu aidanud, et natuke sihuke nagu huumorikass ja elu võtta natukene. Ja jälle suurepärane asi, mida lapsed saavad sinult üle võtta, on ju, et elu ei pea võtma liiga tõsiselt. Jah. Üliäge. Ma räägin, et sinu seltskonnas on alati väga lahe olla ja väga lõbus olla, et see on ülitore. Aga kui me nüüd teeme sellise väikse pöörde ja räägime siis sellest iluteemast, et nagu me siin välja promosime ka, et kuidas siis ikkagi olla, meil on väiksed lapsed kõigil ja meil on ettevõtted ja tööd ja kiire ja vähe aega. Et no, kuidas sa seda teed, Elina? Kuidas sina näed absoluutselt iga kord välja niimoodi, nagu sa oleks just mingi 3 tundi on ju kuskil vannitoas peegli ees veetnud? Et... väga armas, et see on nii tore, et sellega oled nii-öelda nagu silma hakanud, et kus see tegelikult alguse on saanud, on kindlasti ka kodust. Kui ma vaatan oma ema, ma ütlen ausalt, et minu ema on, minu mäletamist mööda ma ei mäleta mitte kunagi, siiamaani ma ei ole kunagi oma ema näinud, et ema läheb isegi toidupoodi ilma, et nii-öelda kammiks juuksed ära või siis oleks ripsmed värvitud või et see on tegelikult mu emast tulnud, et ta on alati sätitud, ta on alati selles suhtes enda jaoks seda aega võtnud. Et võib-olla see ongi see, et kõige olulisem, meil ei ole vaja tundide viisi tegelikult neid mingi ilurituaale, et näha ilusad ja kenad välja. Et see tegelikult, see ei võta üldse kaua aega. Ja täpselt nagu sina, Annika, õpetad ka seda aja planeerimist, siis aja planeerimine ongi see, et pane enda päevakavasse väikene rutiin sisse. Et kuna me kõik teame, et ongi kiire, lasteaeda minek, söögid valmis, et ühesõnaga see tempo hommikul hakkab juba päris hektiliselt peale. Ehk et mida mina teen? Väiksed sammud, et kui ma võtan ise enda jaoks natukene aega, siis seda enesekindlamalt mina iseennast tunnen ja palju paremini. Ja mida ma õpetan enda lastele? Sest et kui mu lapsed näevad seda, et ma ei võta üldse enda jaoks aega, isegi see 5-10 minutit, siis mida ma õpetan enda lastele? Et mina olengi teisejärguline. Ma õpetangi seda, et ka nemad on tulevikus teised. Aga ma ei tahaks seda õpetada, ma tahaks seda, et võta ka natukene enda jaoks aega. Ja see on nii oluline, et kui sina oled okei ja korras, su ümber on ka kõik korras. Et nagu näiteks, ma võin mõned õpetused öelda, et kuna kindlasti see teema on palju pikem ja tooted, millega sa saad see kiire tulemuse saavutada, siis meil on tegelikult, Annika, sinuga plaanis ka üks vahva vestlusõhtu läbi viia Sysvibe stuudios, see on siis 10. oktoober, kus ma nagu räägingi täpselt nendest toodetest, kus sa saad selle 5 minutiga selle tulemuse kätte. Või mis on need must do asjad või et igaüks leiaks endale midagi sellist kiiret näpunäidet, et ma kindlasti seal nagu räägin toodetest rohkem, aga millele ma keskendun hommikuti, ongi kiire näonaha hooldusele. Mis see hooldus ongi? Pesen külma veega näo ära ja kasutan õrna näopuhastusvahendit ja lisan kerge niisutava kreemi, millel on juba SPF kaitse, et nahk oleks niisutatud ja kaitstud. Sest et nõuanne ongi teistele emadele, et hoidke rutiin lihtne ja tooted multifunktsionaalsed. Sest et näiteks niisutaja, sa ei pea panema kreemi, pluss siis seda SPF-i veel peale, vaid vaata kreem, millel on juba see SPF sees. Et näiteks üks nagu kiire nipp, eks ju. Siis kui ma selle ära teen, teengi meigi ehk kiire meik võib tegelikult teha imesid. Et see võtab maksimaalselt 5 minutit aega, et ma kasutan ühte C kreemi, mis toimib nii-öelda nagu jumestuskreemina, kui ka nii-öelda niisutajana, korrigeerin kulmud ära ehk kulmukeeliga ja värin ripsmed. Ja kui on mul hästi kiire mõnikord, et tõesti, et võib-olla magasin natuke sisse midagi sellist, et siis ma ei värvi ripsmed, aga kui su näonahk on nagu ühtlane ja selles suhtes
see juba annab sulle seda sära ja enesekindlust juba juurde, et ma midagi ikka alati jõuan teha, sest et see võtab minut aega, kus ma teen seda, ma isegi ei kasuta pintslit, ma teengi kätega ruttu ära, vaatan, okei, korras, juuksed kammin ära, kulmud on olemas ja saan juba välja minna. Et tihti isegi ma ei jõua neid ripsmeid värvida, sest me kõik teame, kuidas see võtab nagu aega, see 10 minutit, on ju. Aga kui mul on ekstra need mõned minutid, siis ma värin ka ripsmed, eks ju. Ja väga oluline on õhtune rutiin, et võtta alati meik maha ja kasutada tooted, mis nii-öelda toetavad su nahast taastumisele, aitavad kaasa ja samuti kasutada niisutat kreemi. Aga siin puhul on üks aga. Mõndadel inimestel ei sobi niisutavad kreemid õhtuti, tekitavad vaata punne, rasu, näiteks õde on mul üks selline. Ja on olemas toode, mis sobib kasutada lastele, täiskasvanutele ja ta ei tee su nahka raskeks. Ja hommikul sul ei ole neid vinne ega punne näos. Et selles suhtes, et seda saab näiteks alternatiivina kasutada. Mina ka kusjuures ostsin tütrele ja salaja näppan tema kreemi, eks ju. Et tegelikult et ongi selline nagu lihtsad need rutiinid, aga see on hästi oluline, et sa pead selle aja võtma, see 50 minutit. Et kui sa ei võta seda aega ja sa ei ole järjepidev, siis nii ongi, et aga ma olen ise endale teinud selle, et ma tahan tunda ennast hästi ja enesekindlalt, et seda suhtumist ka nagu hoida, et kui ma ise tunnen sisemiselt ennast hästi, siis see paistab välja ka. Ja ma võtangi selle võib-olla 5 minutit, annangi, ma ei tea, samal hetkel laps sööb võib-olla hommikust või paneb riidesse, et ma samal ajal teen ruttu. Et tegelikult see ei võta kaua aega, aga ma alati leian selle jaoks selle aja ja mu lapsed näevad seda. Kui ma aru saan, sul on see tegelikult läbi mõeldud, et see ongi nagu rutiin, see on paigas, et sa tead täpselt nii, nüüd läheb see, selles järjekorras. Et kui need süsteemid on enda jaoks loodud, siis ongi see väga suur ajavõit. Täpselt. Ja see ongi, et alguses võtabki võib-olla korraks, et okei, isse ma pole harjunud võib-olla see niisutat kreem panema või CC kreemi või et ma torman kohe välja. Aga me tihti arvame, et need ilurutiinid võtab tohutult meeletut aega. Tegelikult ei ole. See on nii lihtsad nipid. On tooted, mis teevad sul nagu ongi 1 minutiga seal töö ära. Et selles suhtes seal vestlusõhtul ma hea meelega näitan ja räägingi täpsemalt nendest toodetest ja näitan ära, kuidas see nagu toimib. Igaüks saab endale leida siis selle rutiini või mis tema jaoks täpselt toimib. Väga lahe. Ma olen igal juhul väga elevil. Ma juba ootan, ma tahaks neid minuti efektiga kohe kreeme saada. Aga räägime äkki natuke lastest ka, et kui vanalt siis tegelikult peaks oma lapsele näokreemi näiteks ostma ja mis on üldse need asjad, mida me laste puhul peaks tegema. Nagu me teame, et lapsed ei taha isegi hambaid pesta, on ju, aga mis on need, lisaks hambapesu jätame nüüd kõrvale, on ju, et see nagu nii, seda me kõik üritame iga õhtu, iga hommiku saada neid seda tegema igasuguste erinevate nippidega, aga mis on veel asjad, mille peale võib-olla sa näed kõrvalt, et vanemad ei mõtle ja millest võib-olla ei räägita, aga mis tegelikult on oluline. Kunagi sa mainisid mulle, et näopesu on ju lihtne asi, aga et kas see laps tegelikult igal hommikul ja õhtul nägu peseb, aga lisaks äkki räägid siis natuke sellest lähemalt ka. Ja see ongi võib-olla lahe koos tegemine. Teetegi koos, sest sul on ka ju vaja see rutiin ära teha. Kuule, aga teeme koos seda asja, et paneme sellised nunnud, kui on tütar, on ju, panete mingid lipsukesed sinna pähe, eks ju, et nüüd hakkabki koos mäkerdama natukene, on ju. Et see on ka kvaliteetaeg ja samas ühistegevus, mis temale kui lapsele jääb meelde. Ja see on lõbus tegevus tema jaoks. Sest et tihti ongi see, et kui me hommikul üles tõuseme, see padjal, me ei vaheta iga päev patju. Võib-olla on mõned, kes on allergilised, nad peavad seda tegema, siis neil on kindlasti näonahk palju puhtam, aga kui näiteks mõtlen iseenda peale, võib-olla nüüd keegi imestab, aga ma vahetan kord kuus endal moodi pesu, et väga vabandan jällegi, ma ei ole täiuslik. Mõnikord loomulikult on vähem aega, aga ütleme maksimaalselt umbes kuu aega mul on see voodipesu. Et siis iga päev ju ma magan selle padja peal, see rasu ja kõik, mis see padjapüür siis meile nahale
nahale siis ka jätab, eks ju, siis see tuleb ju hommikul maha pesta. Ja samuti ka õhtuti, miks me peseme seda nägu, me käime õues, see tolm, see kõik, see ümberringi, see keskkond, kus me nahk ju hingab, ta võtab kõik, kogub iseendasse. Seega me peame tegelikult seda puhastama, sest miks tekivad poorid, miks tekivad see mustus näonahale. Ja varaselt ennetada võib-olla seda ühesõnaga teismelistel lastel on juba, näiteks minu tütrel tegelikult, ta on 9-aastane, temal juba on punnid näost, ta on maadanud juba aasta aega teed sellega ja et tekitada talle see rutiin sisse, et iga õhtu teeme kerge sihukese näo koorimise, lastel on olemas need vahendid, toonikut ja kerge kreem. Et selles suhtes, et sa harjutad talle see sisse, siis tal tulevikus, kui ta ongi teismelise iga, ta on harjunud seda tegema. Ja teemegi seda koos, et sest me tihti teemegi lapsega koos, sest et millal ma selle aja võtan, ongi see, et hommikul peseme kiirelt näo puhtaks ja kerge võib-olla kreem, nagu ma nimetasin, kerge kreem peale ja siis ongi õhtul täpselt samamoodi, teeme asju koos, et see ongi sihuke mõnus ja vahva tegevus. Ja siis ka tegelikult ma saan aru juba väiksest peale on ju, et tegelikult ka need 3-aastased ja 4-aastased ja ikkagi harjutada sisse, et lapsed tihti käivad küll õhtul vannis on ju, aga hommikul on ikkagi, et saaks kuidagi nagu silmaluugid lahti, pudru sisse ja lasteaeda, et ikkagi võiks selle näo ka siis ära pesta. Ja teate, kui hea mõte on see, üks väike kiire nipp ka. Mina pesen, ma käin õhtul duši all, ma pesen õhtuti, teen seal duši all selle näo puhtaks. Ma ei pea eraldi vannist välja tulema ja siis kraanikausel. Ma teen kõige korraga, nii et jällegi kiire nipp. Kui ma niikuinii ennast pesen, ma siis panen oma näotooted sinna lähedale ja ma saan kohe seda ära teha. Et see on alati sisse kuidagi kodeeritud, et ma ei lähe magama ilma, et ma olen seda teinud. Ja samuti hommikul, kui ma üles tõusen, et võtta see aeg, sest et see on nagu iseenda laadimine. Kui me mõtleme, et telefoni me laeme küll, eks ju, täis, aga miks me seda tihti nagu iseendaga ei tee? Et ongi pigem see, et iseennast ka laadida ikkagi. Et me tihti emadena, me jätame ju kõik tahaplaanile, et kõik teised tegevused on ju paratamatu olulisemad kui millegi pärast meie. Aga me ei tohi seda teha, et üks nipp ka veel, mida mina tegin, on see, et ma ei ole 9 aastat trenni teinud. Mina, kes tegelesin nagu profispordiga, et 6 korda nädalas kogu aeg, siis kui ma lapsed sain, ma ei leidnudki aega trenni tegemiseks ausalt öeldes. Ja nüüd, kuna ma teadsin, ma tahan seda ennast kätte võtta ja seda teha, siis jällegist ma ei saa seda õhtuti teha. Ma nüüd tõusengi 2 korda nädalas kell 6:15 ülesse. Ma lähen kell 7 hommikul ringtreeningusse, ükskõik kui väsinud ma olen, ma ikkagi lähen kohale pärast seda täpselt nagu ütlesin, ma tunnen nii palju paremini. Trenn on tehtud kell 8 hommikul on minul juba trenn tehtud, siis lapsed juba tõusevad ülesse ja ma saan juba päevaga toimetada. Ja ma olen osanud trenni ära teha ja see annab mulle nii palju enesekindlust, rõõmu, positiivsust, et ma leidsin ka endale aja. Me peame leidma endale natukene päevas aega. Et see on võib-olla see oluline, et see südames saaks panna. Et sa ei saa olla igal pool täiuslik, nagu ma ütlesin, aga natukene väikene tükk sealt koogist lõikage alati endale, sest muidu jääd sina nälga. Ja siis, kui ise olla näljas, siis on väga raske kedagi teist ka toita, on ju. Hoida seda pere vaibi, üleval ja energiat, kui ema on väsinud ja kõik saavad aru, et energiast tühi. Tegelikult minust pere energia tuleb hästi palju just emalt. Siis me peame, Ja see on nii tore, et ka poiss, näiteks mul on tütar, kes on 9-aastane, poiss, kes on siis 4-aastane, et kohe varsti sünnipäevad ka. Ja see on nii tore, kui poiss ütleb mulle tihti komplimente, teeme, sa oled nii ilus. Ja siis see ongi nii armas ikka, et see ongi see, et ta näeb, et juba poiss teab, et emme, kui ta ütleb, küsib mu käest midagi, ma ütlen, kuule, emme praegu teeb meiki endale, et oota korraks. Ja ta ootabki. Sest et ta näeb seda, et ma seda iga päev teen.
et emme võtab korraks hetke, siis ta küsib, et mis sa teed, mis asi see on? Sa väärid ripsmeid, okei. Et noh, nagu ta näeb seda juba vaiksest peale, et emme võtab ka enda jaoks aega. Ja mulle väga meeldis, mulle väga meeldis, kuidas sa tõid välja, et tegelikult meie õpetamegi ju neile seda, et sa pead ennast panema ka esikohale, et sa ei ole alati, ei saa olla, et okei, kõik teised on tähtsamad. Et tegelikult, kui me emana lihtsalt jätame ennast kogu aeg taha plaanile, siis mis sõnumi see meie lastele annab, on ju. Nemad ju kasvavad selles vaidis üles, nii et üli. Ja kindlasti üks hästi oluline asi, mida ma tahan südameasjaks panna, kuna ma tegin ju 2 tööd ja pere ja kõik muud asjad ka sinna hulka, siis väga oluline on küsida abi, julge abi küsida, see tugisüsteem kuidagi luua, kas kellel ei ole vanevanemaid, siis kuidagi leida lapsehoidja, kes sinu laste eest natuke hoolitseks, et ongi mõned tunnid võib-olla nädalas, eks ju, et sellepärast, et ilma see tugisüsteemita, ma ütlen ausalt, ma ei oleks täna siin, kus ma täna olen. Sest et tugisüsteem, ma julgen abi küsida. Ja kui mul ämm või ema-isa või isa-isa, siis mul on olemas juba inimesed, kes on need nii-öelda telefonilistist järgmisele, et okei, ma helistangi lapsehoidjale, et julge abi küsida, sest tihti ongi see jälle see täiuslikkus. Me oleme täna sellises maailmas, kus naised teevad tööd, kes on ambitsioonikad, nad tahavad palju saavutada ja igal pool nagu me peame 100% selline tunne nagu andma. Ja oleme täiuslikud ja kohe, kui miski asi ei ole täiuslik, me tunneme, et me oleme läbi kukkunud. Ei ole nii, me peame abi küsima ka. Ausalt öeldes, et võib-olla see ka, et hästi oluline abi küsida. Ja 100% nõus. Et selleks, et teha ettevõtlust või üldse käia tööl, on ju, emana, et tegelikult see tugivõrgustik, abi küsimine, delegeerimine, väga-väga oluline. Et nii hea, et sa selle välja tõid, et aeg läheb nii kiiresti, et mul on nagu selles mõttes kahju, et täna otsa saab ja suur hea meel, et me saame seda kõike nagu jätkata 10. on ju, 10. oktoobril. Aga ma tahaks veel paar küsimust lõppu küsida, Elina, sinu käest, et esiteks see, et mis on olnud sinu selline suurim õppetund või mingisugune parim nõuanne, mida sa oled saanud ja mida sa oled hakanud rakendama seoses siis selle ettevõtluse ja emaduse ühendamisega? Või ma ütlen ka seda, et see on ka näiteks see mindseti pool, et kuidas seda nagu hoida ja mis see suurem õppetund ongi see, et esiteks ma teen väga palju seda tänulikkust, ma olen väga tänulik väikeste asjade eest, ma praktiseerin seda ja ma keskendun sellele, mida ma saan muuta. Et ära keskendu sellele, mida sina mõjutada ei saa, nagu näiteks, ma ei tea, ilma või inimeste tujusid, et kui sa ei tea, kas see on sinu kontrollitav, siis küsi alati enda käest, et kas ma oleksin saanud seda kuidagi muuta. Kui vastus on ei, ära pane sinna aega. Et ära muretse selle pärast, et see on palju kergem on niimoodi elus edasi minna. Et kui sa, võib-olla ongi see suurem asi, et ma väga tihti mõtlen, kas mina oleksin saanud seda muuta. Et kui midagi juhtub, et kui ma ei oleks saanud seda muuta, siis noh, mis seal ikka? Lähme edasi, on ju, et see on nagu kuidagi rahustab mind, ja kõik juhtub, nagu öeldakse põhjusega, eks ju. Et aga see, et control the controllables, nagu inglise keeles öeldakse, et see on minu meelest hästi-hästi oluline et su mindset oleks nii-öelda, et sa üle ei hakkaks mõtlema, sest tihti emadena me hakkame üle mõtlema, mis nüüd saab ja mis nüüd ja nii, et appikene, aga kas sa said seda muuta? Küsi endalt. Ei oleks saanud see kuidagi muuta, no. Ega siis ei oleks midagi, ma ei oleks saanud teha midagi paremaks. Et võib-olla see, ja võib-olla, et hästi oluline ongi, et ole realistlik, et kõik ei pea olema täiuslik ja delegeeri ülesanded, jaga need laiali, küsi abi ja kindlasti kaasa ka abikaasad sellesse, et ka tema tunneks, et kõik emad ei pea kõike ära hästi tegema. Ja samuti ära unusta pühendada aega iseendale, sest et see on A ja O täna. Absoluutselt.
kas on mingi raamat, mis on sind mõjutanud või kust sul on nagu nii palju häid põhimõtteid ja üldse nii palju häid mõtteid, et kust sina seda inspiratsiooni kogud või kust sa oled saanud? Kuidas sa oled nii-öelda või on tulnud see lihtsalt igapäevaeluga, kõik need kogemused kokku? Kuidas sa oled nii-öelda saanud nii ägedaks inimeseks? Aitäh! Et eks kindlasti on see, et mul on noorena juba olnud see äripisik sees ja mul on alati see ka, et ma tahan inimesi aidata. See on ükskõik, mida ma elus teen, mulle meeldib inimesed jätta heasse tujusse ja neile kuidagi tuge ja abi pakkuda. Et ma olen alati olemas nii-öelda enda sõbrannade, sõprade jaoks, ka enda klientide jaoks olen alati ja kui ma saan abi pakkuda, ma alati teen seda. Ja raamatud, mis mulle väga meeldivad, loomulikult on psühholoogia raamatud ja kindlasti, mis ka äri mõttes oleks väga kasulik lugeda. Mul isegi kusjuures siin naljaga kombel on see laua peal olemas, et kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi. Et täpselt see raamat on mul siin, see on päris põnev. Kuidas inimesed tihti, kuidas öelda, nad saaksid öelda palju ilusamini asju ja inimesed on palju vastutulelikumad, kui sa teatud viisi nendega räägid ja oma mõtet edastad kui see, et okei, noh, hüppad peale, eks ju. Et selles suhtes, et see on kindlasti üks väga hea raamat, mida lugeda ja seda saab rakendada lastega rääkides, äris, igal pool. Et see on siuke väga vahva raamat ja mulle meeldib psühholoogia raamatud tegelikult. Ja kindlasti ma käisin ka kunagi raamatuid müümas neid ukselt uksele, et ka sealt on head väärtused tulnud kaasa, on ju. Et jah, võib-olla kiirelt need asjad. Et mõned raamatud, head psühholoogia raamatud ja see kindlasti, et kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi või mõjustada, et üliäge raamat ja teised ka või siis lihtsalt hoida ennast Elina vaibis nii palju kui võimalik, on ju. Ja ma tahan ühte asja ka, et mis on meil parimad ressursid lõpetuseks ka, et meil on üle läinud, et on kindlasti, kui sa ütlesid, inspireerivad raamatud ja kindlasti, kui sa ei jõua neid raamatuid lugeda, ma tean, on kiire, audiobookid või siis on emade ettevõtlusvõrgustikud, mis pakuvad tuge motivatsiooni, seega Annika, sa oled juba nii palju naistel siia nagu loonud ja aidanud kaasa, kus nad saavad seda tuge, seega tõesti suur aitäh sulle. Et sa oled selle võrgustiku, tugivõrgustiku tegelikult loonud. Et see on ka see koht, kus saada see inspiratsioon ja kõik teised naised vaatavad, okei, et kõik ei olegi võib-olla need super emad, on ju, et kui on, et äkki ma saan mingit nippe, eks ju, et ka veel seda asja täiendada või paremaks teha. Seega aitäh sulle, Annika, selle grupi eest, mis sa siin teinud oled. Nii armas, aitäh sulle. Nii et tegelikult jah, keegi ei ole super ema ja see on väga hea teadmine. Ma arvan tänasest kaasa võtta ja keegi ei tee kõiki asju perfektselt väikeste laste kõrvalt, isegi kui Instagrami vaadates jääb selline mulje, et kõigil on täiuslikud elud peale minu, siis tegelikult ongi, et anna endale andeks ja nagu sa ütlesid, tegelikult võib-olla Elina ütledki siis 3 viimast soovitust, mis kokkuvõtvalt, et mis sa annaksid nendele ägedatele emadele, kes sind täna kuulavad. Jah, nagu ma mainisin ka, et kindlasti planeeri oma aega targalt, ilma selleta kindlasti asjad ei toimi, et kõik ei pea olema täiuslik, siis küsi abi ja nii-öelda delegeeri enda, küsi abi, eks ju, et ehk leia endale keegi, kes aitaks sul mingeid asju ka teha. Ja ära unusta pühendada aega iseendale. Need 3 punkti võikski käia käsikäes. Ma arvan, et seda ma nagu rakendan, et ole julge ja keegi vaata sind viltu, kui küsidki abi, nii ja ära võta elu liiga raskelt, et väike huumor on alati hea. Et kui lähebki asjad metsa, siis tee nalja, et okei, täna oli siis selline päev, et mis oli ikka siis, eks ju. Et võta asja natuke huumoriga ka, püüa võtta. Super. No aitäh sulle, Elina, see on lihtsalt olnud nii äge vestlus ja ma olen ise siit nii palju inspiratsiooni juba kogunud ja see aeg on läinud mega kiiresti, uskumatu kui kiiresti.
hästi nii on. et super lahe ja nagu Elina mainis, siis meil 10. oktoober, hea meel teada, 10.10 on tulemas siis vestlusõhtu seal imelises siis Vibe stuudios, mis tõesti on selline koht, et seal on lihtsalt, seal ongi selline nii mõnus vibe, kus lihtsalt viibida ja olla. Et juba sellepärast see saab olema mega lahe. Ja mis me teeme seal, on, et me jagamegi selliseid nippe, et kuidas olla siis enesekindel nii seest kui väljast. Et saavutada see enesekindluse eesmärgid elus ja samas näha seal juures ka selline mega hea välja, on ju, ja olla iseendaga rahul. Nii et saab olema väga-väga lahe õhtu ja mõtlesime, et loosime välja ka ühe tasuta pääsme. Et kui kõik, kes kuulavad seda, kas järgi või otse, et meil on seal Facebook grupis tuleb siis postitus selle ürituse kohta ja sinna alla mine ja kommenteeri üks mõte, vähemalt üks mõte, mis sa tänasest vestlusest kaasa võtsid. Ja siis ongi sul võimalik võita pääse sellele ülilahedale vestlusõhtule, mida mina isiklikult juba väga ootan. Ja asukoht on Tallinnas, igaks juhuks mainin, kes on Tartust. Just. Asub Tallinnas. Asub Tallinnas ja Rae vallas, ega tõesti suur aitäh, Annika, ja aitäh kõigile, kes kuulasid. Ja ma kõik loodan, et teid kõiki seal näha ja meil tuleb kindlasti väga-väga vahva üritus. Pakume ka mulli, nii et proovige ilma autota tulla või sebige endale jällegi delegeerige. Mees toob kohale teid või delegeerige ennast kohale sinna kuidagi moodi. Et selles suhtes vahva, et jagame peatset infot, on ju, Annika? Just, et infot tuleb. No nii lahe. Aitäh sulle ja oli mega tore. Ja näeme ja räägime ja kohtume siis kõigiga 10. oktoober siis Vibe stuudios. Ciao! Ciao ja ilusat päeva kõigile!